Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Milena Pusketsi raamatust Ka see läheb mööda. Aus ja kohati halenaljakas raamat Ka see läheb mööda on saamas rahvusvaheliseks fenomeniks ja on tõlgitud juba mitmekümnesse keelde. Ka see läheb mööda algab ja lõpeb surnuaial. Ka see läheb mööda. Kirjastuselt Petrone print. Mingil kummalisel põhjusel ei arvanud ma kunagi, et jõuan 40 eluaasta künnisele. 20-selt kujutasin ennast ette 30-sena, elamas koos oma eluarmastuse ja nii mõnegi lapsega. Ja 60-sena küpsetamas oma lastelaste lõunakooki. Mina, kes ma ei oska isegi muna praadida, aga küll ma õpiksin. Ja 80-aastasena räsitud vanamutina, kes joob sõbrannadega viskit. Ent ma ei kujutanud ennast kunagi ette 40-sena, isegi mitte 50-sena. Ja ometi siin ma nüüd olen. Oma ema matustel ja pealekauba 40-aastasena. Ma ei tea päris täpselt, kuidas ma siiani jõudsin või siia väikelinna, mis ajab mind järsku kohutavalt iiveldama. Ja mulle tundub, et ma pole kunagi oma elus nii halvasti riides olnud. Koju jõudes põletan ära kõik oma seljas olevad väsimusest ja kurbusest läbi imbunud riided. Neid ei saa enam päästa. Kohale on tulnud peaaegu kõik minu sõbrad ja mõned mu ema sõbrad ning need, kes polnud kunagi kellegi sõbrad. Inimesi on palju ja inimesi on puudu. Lõpuks pani ema haigus, mis ta julmalt troonilt tõukas ning halastamatult ta kuningriigi purustas, teda meie kannatust üsna julgelt proovile panema ja loomulikult saab selline käitumine matustel tasutud. Ühelt poolt sina, surnu, kes neil elu üsna perse keeras, ja teisalt mina, tütar, kes neile eriti ei meeldi. Muidugi on see sinu süü, ema. Sa asetasid vähehaaval ja ise seda märkamata kogu vastutuse oma kahaneva õnne eest minu õlgadele. Ja see oli raske. See oli mulle raske isegi siis, kui ma olin kaugel, isegi siis, kui hakkasin mõistma ja leppima sellega, mis toimub, isegi siis, kui sinust pisut eemaldusin, nähes, et kui ma seda ei tee, siis sinu rusude all ei heidaks hinge ainult sina. Kuid arvan, et sa armastasid mind. Mitte palju ega vähe. Sa armastasid mind ja kõik. Olen alati mõtelnud, et need, kes ütlevad, ma armastan sind väga, armastavad sind tegelikult vähe. Või vahest lisavad nad selle väga, mis siinkohal tähendab vähe arglikkusest või hirmust lause, ma armastan sind kõigutamatuse ees, mis on ainukene tõeline viis öelda, ma armastan sind. See väga muudab aga sõnad, ma armastan sind sobivaks kõigile kõrvadele, kui tegelikkuses pole ta seda peaaegu kunagi. Ma armastan sind. Võlusõnad, mis võivad muuta su koeraks, jumalaks, sõgedaks, varjuks. Pealegi olid paljud su sõpradest vabameelsed. Praegu tundub, et nõnda neid ei nimetata või pole neid enam olemas. Nad ei uskunud jumalat ega elu pärast surma. Mäletan, kui jumalat mitte uskuda oli moes. Kui praegu ütled, et sa ei usu jumalat ega Vishnut ega emakest maad ega uuesti sündi ega teab mille püha vaimu ega üldse mitte midagi, vaadatakse sind kaastundliku pilguga ja öeldakse. Kohe näha, et sa pole üldse valgustatud. Nii et ilmselt nad mõtlesid. Parem jään koju diivanile istuma, võtan pudeli veini ja viin läbi sel viisil läbi oma isikliku mälestamistseremoonia. Pealegi on matused üks järjekordne ühiskondlik tava või midagi sellist, sest eeldan, et nad on sulle andestanud, kui oli vaja midagi andestada ja et nad armastasid sind. Väikese tüdrukuna nägin teid naermas ja koidikuni kaarte mängimas ning reisimas ja meres alasti ujumas ja väljas õhtustamas. Ja usun, et teil oli lõbus, et te olite õnnelikud. Meie enda valitud perekonna probleem on see, et ta kaob kiiremini kui veresugulased. Täiskasvanud, kellega üles kasvasin, on surnud või ma ei tea, kus nad on. Siin, selle õiglase päikese all, mis sulatab nahka ja lõhestab maad, neid igatahes ei ole. Matused on üks mõru suutäis ja need 2 tundi, mis siia jõudmiseks kulub, tüütuse tipp.
Tean peast seda oliivipuude vahelt looklevat kitsast teerada. See on või oli, olgugi et me veetsime väikelinnas ainult paar kuud aastas, tagasi tee koju ja kõikide asjade juurde, mis meile meeldisid. Nüüd ma enam ei tea, mis see on. Oleksin pidanud kübara pähe panema, kuigi pärast oleks tulnud ka see ära visata. Mul hakkab pea ringi käima. Istun selle ähvardava ingli kõrvale, kelle tiivad on kui mõõgad ja ei tõuse enam iial püsti. Karoliina, kes märkab alati kõike, tuleb minu poole, haarab mul käest ja viib mind müüri juurde, kust on näha merd. Meile väga lähedal, väsinud oliivipuudega mäenõlva lõpus, kõigi poole seljaga. Ema, sa lubasid mulle, et kui sa ära sured, siis on mu elu joones ja korras ja et valu on talutav. Sa ei öelnud, et tahan ise endal soolikad välja rebida ja need ära süüa. Ja sa ütlesid seda enne, kui hakkasid valetama. Ühel hetkel, ma ei tea, miks hakkasid sina, kes sa ei valetanud kunagi seda tegema. Sõbrad, kes sinuga viimasel ajal vähe kokku puutusid ja mäletavad seda säravat inimest, kes olid 10 või 10 000 aasta eest, on siiski kohale tulnud. Ja minu sõbrannad, Karoliina, Marcee, Elisa ja Sofia. Nikolas arvab, et sa mängid lumehelbekesega taevas pokkerit. Kuigi ta on vaid 5-aastane, selgitab ta kõike nii veenvalt, et paneb mindki mõnikord kahtlema. Ja mina oma 40 eluaastaga peaksin sind lõputult rohkem tundma. Või võib-olla mitte, sest viimasel ajal olid vist lapsed ainukesed, kes leidsid imepärasel viisil tee sinuni. Ainukesed võimelised nägema ja jõudma läbi haiguse ja hägu inimeseni, kes sa olid. Ainukesed piisavalt heatahtlikud ja targad, et sind tagasi tuua. Nemad, õnneseened, ei vihanud sind hetkekski. Aga ei suuda sinu jaoks paremat paika ette kujutadagi. Nende joonistustes ilmud sa meie peade kohal lennates, segu irvitavast nõiast ja kohmakast haldjast, mitte väga erinev sellest, kes sa elusana olidki. Nad veetsid mõne päeva mu vanema poja, isa Guillem'i kodus ja nad naasevad päevitununa pikemana ning isa aiast pärit salatite, tomatite ja kurkide laadungiga. Võtan puu- ja köögiviljaannid vastu alati suure vaimustusega, aga tavaliselt lendavad need prügikasti kohe, kui mõne mutuka leian, kui neid oma tavapärase ebakindlusega, millega ma kõiki maatöid ette võtan, pesema hakkan. Guillem, ma tahan ainult selliseid õunu nagu lumivalgekese muinasjutus. Minu probleem maheõuntega on see, et mul on alati tunne, et kui ma oma hambad neisse sisse löön, siis hammustan mõnel ussil pea otsast ja see tekitab minus üsna suurt rahutust. Sa saad sellest ju aru, eks ole? Muidugi, sa eelistad mürgitatud õunu, on ju? Hästi, ära muretse. Järgmine kord toome sulle neid õunu. Vaatame, kas töötavad. Ja ta teeb kaela läbilõikamise žesti, sulgeb silmad ja jätab keele ripakile, ajades naerma lapsed, kes jumaldavad tema hulluse ja praktilise meele segu. Tema võimet jutustada neile päeva kaupa üksikasjalikult Prantsuse revolutsiooni sündmusi ning seejärel minna aeda tomateid istutama. Guillem on arheoloog, napsutaja, haritud, solidaarne, intelligentne. Kataloonia iseseisvuse pooldaja, sümpaatne, sohitegija, tugev, õel, lahke, väga naljakas ja väga kangekaelne. Meil on vihkamise ja armastuse suhe. Mina armastan teda ja tema teeskleb pea kogu aeg minu vihkamist. Kuid tema vihkamises on rohkem häid asju kui enamiku mulle tuttavate inimeste armastuses. Talle jäi Batum, mu ema koer, kes mõni aasta enne meie lahkuminekut oli meie koer. Hiljem jätsin ühel päeval reisile minnes koera ema hoolde ja kui tagasi tulin, ütles ema, et ta jätab koera endale, et tal on parem olla koos oma ema ja õega. Ja sa jätsid meie koera endale. Ja sa tegid temast enda koera, nagu tegid kõigega, mida armastasid. Kõigiga. Sa varastasid neilt ühe elu, kinkisid neile asemele teise, palju avarama ja õhurikkama ja lõbusama kui ükskõik milline neist, mida nad olid eales tundnud või võinuksid hiljem tunda. Kuid selle eest tuli kallist hinda maksta. Elada su halastamatult puuriva pilgu all armastuse vangina.
armastuse, mis sinu sõnul polnud mitte mingil juhul, mitte ealeski pime, kuigi võib-olla koertega. Ja ainult nendega ta seda oli. Batum elas oma emast ja õest kauem. Päeval, mil sa protesteerimata nõustusid, et me ta ära viime, sest enam ei saanud ta su juures olla, mõistsin, et lõpp on lähedal. Kui sa olid valmis loobuma oma koerast, tähendas see seda, et sa olid valmis loobuma kõigest, et me olime jõudmas kuristiku põhja, kuhu me olime juba 2 aastat langemas. Tol pärastlõunal, su käsi veel minu käe ulatuses, alustasin toimetustega, et sind maetaks Portligati surnuaiale. Batum tuli su matusele. Ta oli ainuke koer. Killem pani ta kaelarihma külge musta lindi. See võib ainult Killemile pähe tulla ja ta käitus nagu tõeline daam. Ta ei heitnud käpad harkis pikali nagu tavaliselt. Ta istus varjus, väga tõsine ja ametlik oma musta lindiga. Killemi kõrval, kellel olid jalas vanad teksased ja seljas särk, mis kõhu pealt pisut lahti punnitas ja mille ta oli spetsiaalselt selleks sündmuseks ära triikinud. Arvan, et see pilt oleks sulle meeldinud, et sa oleksid nende juurde läinud ning sedasi nende kõrval istudes, ka sina polnud enam liigseteks lollusteks valmis, käsi toetumas koera pea peale, oleksid oma vaiksel matusel osalenud. Võib-olla sa tegidki seda. Ma ei tea. Nii, Blankida, näed isegi, et ma olen neid korralikult toitnud. On nii, poisid? Mõlemad noogutavad nagu treenitult. On ju nii, et ma ei andnud teile külmutatud pitsasid ega neid mürgiseid nuudleid, mida pakub teile teie ema? Mõlemad raputavad pead. Jah, emme, me sõime suurepäraselt, ütleb Nikolas, väiksem. Tore. Muide, kas tead, et need keedetud purginuudlid, mida te sööte, keelati ära, ütleb Killem. Nüüd pead sa neid mustalt turult hankima. Ta hakkab naerma. Vaatan teda pingsalt vihasel ilmel, kuni purskan naerma. Ja nad käisid iga päev basseinis, iga päev. Millal sina neid viimati basseini viisid? Mitte kunagi, hüüavad mõlemad poisid justkui ühest suust. Killem naeratab võidurõõmsalt. Astun Maritiimi baari, et hommikust süüa ja järsku märkan ühes tavaklientide lauas. Turistid istuvad rannaveerele, kohalikud valivad aknaäärsed tuule eest kaitstumad lauad, mis lubavad sissetulijaid ja väljaminejaid jälgida. Sinu matusel olnud salapärast kaunist meest. Tunnen ta kohe ära. Suur ja võimas pea, elav ja kiire ja kergelt lõbus pilk. Pruun habe, heledamad lopsakad ja sassis juuksed, suur nina, habeme taga varjul täidlased huuled, pikk ja sale, aga tugev keha. Ta loeb ajalehte. Kellegi lähenemist tajudes tõstab ta silmad. Naeratan tahtmatult ja me mõlemad viime pilgu kiiresti mujale. Igal juhul pole mul isu järjekordse kaastunde avalduse järele ega tahtmist sundida ühele võõrale peale oma kurbust ja väsimust. Ja sellegi poolest istun ma väga sirge seljaga, võtan eest päikeseprillid ning kergitan pisut oma kleiti. Mul on tunne, et jagan enamiku naistega planeedil ning võib-olla paavsti ja mõne teise usujuhiga hullumeelset mõtet, et armastus on ainuke, mis meid päästab. Mehed ja mõned nutikad naised teavad, et töö, ambitsioon, pingutus ja uudisimu päästavad meid samuti. Igal juhul usun, et mitte keegi ei saa elada ilma kindla koguse armastuse ja füüsilise kontaktita. Teatud tasemest allapoole jäädes me mädaneme ära. Prostituudid on hädavajalikud. Peaks ka armastus prostituute olema. Kui vaid armastust poleks nii raske jäljendada ja teeselda, poleks ta nii vaevaline ja pikk ja põrandalune. Ja nii laastav. Kellega sa flirdid? Sofia istub mu kõrvale ja asetab oma hiiglasliku õlgkoti teisele toolile. Kust sa tead, et ma flirdin? Kui sa flirdid, siis on su keha hoiak sirge ja peibutav ja su aluspüksid on näha. Puhken naerma. See pole küll tõsi. Ja need on ujumisriided. Ei, minu pärast tee, mis tahad. Ja ta pöördub kelneri poole, kellel käes kandiks arvesaiade ja või röstsaiadega.
kas võiksite mulle palun ühe õlu tuua, pisikese? Ja ta näitab nimetissõrme ja pöidla abil imetillukesele suurusele. Mul on väike pohmell. Vaatan teda silmanurgast. Nii väikene oma lühikeste pükste, triibulise särgi ja liblikakujuliste päikeseprillidega. Tumedad õlgadeni, alati veatud juuksed, pestud ja kuivatatud ja sirgestatud iga jumala päev, ükskõik kust aga poleks. Nahk ühtlaselt pruun. Täiuslik suu imepisikese sünnimärgiga ülemise huule kohal. Ilmekad silmad. Sale, sitke ja proportsioonis keha. Mäletad, rääkisin sulle, et matusel oli üks väga ilus mees, keda ma ei tundnud. Jah, mäletan. No ta on siin. Mis sa räägid? Ta vaatab ringi pöörase tagasihoidlikkusega nagu ornitoloog, kellele äsja öeldi, et taevas lendab üks välja surnud lind. Ja naeratab. Juba tean, kes see on. Akna juures olev mees. Tunnen sind hästi või mis? Hakkan uuesti naerma. Kuidas sa ära arvasid? See oli väga lihtne. Tal on kõik koostisosad, mis sulle meeldivad. Suur nina, tugevaga sale keha, ennast igal pool mugavalt tundjata rahulik elegants, lihtsus, suur pea, vana ja tuhmunud särk ja purjeriidest kingad, lõhkised teksased. Tal pole midagi vaja demonstreerida, mitte ühtegi välist märki, mitte millestki. Ei käepaelu, ei tätoveeringuid, ei mütsi, ei kallist kella. See on sinu tüüp. Mine ütle talle tere. Sa oled hull. Mitte mingil juhul ma sureksin häbikätte ära. Võib-olla ta ei mäletagi mind, matusepäeval polnud ma oma parimas vormis. Mida sa räägid? Sa nägid imekaunis välja, sul oli kurb ja endasse tõmbunud ilme, mis pole muide sellest ajast saati kuhugi kadunud. Selle nimi on depressioon, vastan talle. Huvitav, miks ta matusel oli ja kas ta tundis mu ema? Mine ja küsi talt. Ei, vahet pole, mõni teine päev. Kuidas sa tead, et see teine päev tuleb? Alati tuleb teine päev. Hea küll, mitte alati, aga see mees elab raudselt siin. Muidugi, arkpüks. Sel hetkel tõuseb tundmatu iludus püsti. Sofia müksab mind küünarnukiga ja me mõlemad jääme teda vaadates vait. Ta teeb mõne sammu väljapääsu poole, seisatab, vaatab meie poole ja teeb peaga vaevu märgatava hüvastijätu žesti. Sofia vastab kätt õhinal lehvitades, nagu jätaks ta hüvasti üle Atlandi sõitva hiiglasliku laeva reisijatega. Ma hoiatan sind juba ette. Kui sina teda võrgutama ei hakka, siis teen seda mina. Suurepärane. Sel hetkel helistab mulle Killem, teatamaks, et ta jõuab järgmisel päeval. Sofia pole temaga kunagi kohtunud ja ta põleb uudishimust, et temaga tutvuda. Mul on raske kahte erinevamat inimest ette kujutada. Sofia, kes on pealiskaudne, lahke, salliv, aus ja läbipaistev, nii entusiastlik ja lapsik, kirglik ja nartsissistlik, ja Killem, kes on kõige sarkastilisem, iroonilisem ja lahedam mees, keda ma tean. Kõigutamatute põhimõtetega ja täisleppimatusega lolluste suhtes. Sofia on võimeline mulle helistama varahommikul teatamaks, et ta ei saanud öösel silmatäitki magada, sest on oma loomingulises kõrgpunktis, mil tal tuleb aina uusi ideid, kuidas möödunud hooaja riideid muuta ja kombineerida, samal ajal kui Killem kannab peaasjalikult neid vanu särke, mille on kujundanud ja mida müüvad ta keskkooli õpilased, et koguda raha koolilõpu reisi jaoks. Maailmas polnud midagi, mis sulle laevaga merele minekust rohkem meeldinuks. Kui leian kord endas piisavalt julgust, et teha uuesti lahti pildialbumid, mille sa kinkisid mulle mu viimaseks sünnipäevaks, mõni kuu enne oma surma, ütlesin sulle mitmel korral, et ma ei taha mitte ühtegi su väärtuslikku kuju ega raamatut ega maali, et tahan vaid seda pildialbumite seeriat, millega vanaisa algust tegi ja sina jätkasid, ning sa tulid, vedades suurte raskuste ja hoidja abiga hiiglaslikku albumeid pungil täis lillat kohvrit. Vaieldamatu tõestus sellest, et me olime olnud õnnelikud. Siis otsisin üles naeratava foto sinust Tururuti roolis, sul on juuksed täis tuult ja soola, ning asetan selle pildi riiulile, isa foto kõrvale. Ma ei tee seda praegu, sest sa ei ole veel mälestus. Küllap aeg,
nii nurjatu, nii armulik, hoolitseb sellegi eest. Killem oli pähe pannud garaažist leitud vana meremehe mütsi ning juhatab väikest salka, mis suundub mööda munakivi teid päikese käes küütleva kiriku osavõtmatu pilgu all muuli poole. Majad, nagu sõnakuulelike sõdurite armee, moodustavad tema ümber ühtlase ja harmoonilise massi, mida lõhub vaid mõnes kohas kärtsroosa ja mõne puu tuhmroheline värv. Linna taga kerkivad kunagi oliivipuid kandnud mäed, mis lahutavad linnakese ülejäänud piirkonnast ning on ta sajandite vältel muutnud peaaegu saareks. Meri, alandlik või raevukas, kurb või rõõmust joovastunud, skandaalne või häbelik, laevadest kirendamas või tühi ja vesinud, näib austavat seda kohta, mida aeg ega turistide hordid pole suutnud alandada. Lapsed oma oranžide päästevestidega, sama värvi, mis mere peale laiali visatud poid, ootavad kuulekalt muulil Killemmi ja Batumi kõrval, et tuleks paadimees ja meid meie poi juurde viiks. Ugo ja Pepp räägivad tasasel häälel ning Karoliina püüab takistada Ninjat vette hüppamast, samal ajal kui meie läheme õlut ostma. Killem saab kohe sõbraks paadimehega, kes annab meile oma numbri, et talle helistaksime, kui tagasi tahame tulla. Bosch, kui pärast lõunal tagasi linna läheme, tuleta mulle meelde, et ostaksin talle pudeli rummi. Meri on peegelsile ja särab, nagu oleks eelmisel ööl kõik tähed vette kukkunud. Pistan käe vette ja lasen kiirusel teda vedada. Tunnen sõrmede vahel voolu, 3 vahutavat sammast, mis jätavad kohe kaduva jälje. Näen merepõhjas liikumas halle kalu nagu viirastusi. Rand, inimvikerkaar, naerud, kilked ja plärtsatused kaugenevad suure hooga. Killem käsib meil üksteise järel laeva ronida ning näitab meile, kuhu me istuda võime. Seejärel võtab ta Edgari abiga välja õnge ja aeru, jääb keset laeva seisma, sätib meremehe mütsi korralikult pähe ning hakkab sind järele tegema. Nii, lapsed, ärgu keegi oma kohalt liikugu, laev on väga ohtlik. Edgar, säti aer paika. Ettevaatlikult, see kukub merre. Kus ankur on? Vees, oot, vaatame, kas ta on kinni jäänud. Keegi pangu end merre hüppamiseks valmis juhul, kui ankur on kinni jäänud. Ei ole, jumal tänatud. Võtmed, kus võtmed on? Kelle hooleks jäi võtmete toomine? Mu kott, kus ta on? Prillid, ärge keegi liigutage. See on nii täpne imitatsioon, et me kõik hakkame naerma. Siis pistab ta nimetissõrme suhu, tõstab sõrme üles, kirtsutab horisonti vaadates kulmu ja temast saab su vana sõber Pako. Niisiis täna puhub edelatuul. Ja, olukord on keeruline ja võib muutuda kriitiliseks. Parem on jääda sadama lähedale, kiire suplus ja koju. Aga meri on peegelsile ja pole piiskagi tuult, protesteerib Niko. Vaata, poiss, mina sõidan merd juba palju aastaid. Ma tean, millest ma räägin. Kui te ei kavatse mind kuulda võtta, lähen ma kohe maha. Vaadake ise, kuidas hakkama saate. Kui hoovused teid lõpuks Mallorcale veavad, tuletage mu sõnu meelde. Laev libiseb pehmelt merepinnal, mootori vana suitsetaja kähe tärin teeb vestlemise võimatuks ning mõne viivu jooksul kaovad pilgud kaugusesse ja pole vaja midagi öelda. Parim osa ilust on see, et ta paneb inimesed vaikima ja iseendasse tõmbuma. Tunnen Nikot rullakat ja sooja väikest kätt oma käes. Lapsed Killemi juhitult hoiavad kordamööda rooli. Edgar istub kaksiraksi laeva ninas, nagu mina väikese tüdrukuna ning Sofia joob silmad kinni õlut. Batum tukub minu jalgade juures. Pepp, kes oma ameti iseärasuste tõttu peab hoidma silmad lahti, kui teised nad sulgevad, teeb meist pilte. Karoliina hoiab mootori tärinast uniseks jäänud ninjad põlvedel ja Ugo võtab päikest. Sildume väikeses lahesopis, kus on veel vaid 2 laeva, mille reisijad meid viisakalt tervitavad. Tunnen voodis veedetud paranemispäevade hägust ja pisut valusat väsimust. Su surmast saati saatvat ähmast ja jätkuvat kurbust, mida üritan maha raputada, kuid mille osakesed maanduvad alati uuesti, täpselt samasse kohta tagasi. Nacho embab mind tugevasti nagu väike laps, kes kallistab oma nukku, kuid tunnen ta pinges ja närvilist keha. Tean, et ta ei lähe nii kaua magama, kuni majas leidub veel kübetki mürki. Ma pean ära minema. On juba väga hilja, ütlen talle teda vabastades.
Ta saadab mu ukseni ja võttes mu näo oma käte vahele, suudleb mind nagu 1000 aasta eest, siis kui olime teised. Tema Don Quixote siluett tõuseb ukse avas esile. Hoia end väikseke, väljas on külm. On jahedamaks läinud ning kerge, hall ja piim ja sudu, mis mõne hetke pärast värvub roosaks ja oranžiks, hakkab asjade piirjooni hägustama. Päikese tõusuni pole palju jäänud. Olin peol 3 või 4 tundi. Majast kostev muusika saadab mind natukene aega, kuni on kuulda vaid mu sammude kõla hallil paekivil ning kuutõbiste lindude kraaksumist. Ma ei taha veel magama minna. Mõtlen, et lähen hoopis randa ja vaatan esimest korda päikese tõusu üksinda. Kuigi võib-olla saavad päikese tõusud nagu paljud teised asjad oma võidutseva ja vabastava tähenduse vaid vaikses koosolemises. Kuid selle asemel, et mere poole suunduda, hakkan vaikselt mäest üles minema. Lähen mööda väikeseid kiviseid tänavaid, kitsad nagu koridorid, mida ääristav madal kividest laotud müür, suurepärane vanaaegne mõistatus, mis ei lagune eales, piirab viljaaedu ja oliivipõldusid ning mille pealt tukuvad ja valvavad päevasel ajal linna kassid. Keegi on müürile jätnud imepisikese lapsekinga. Natukese aja pärast tõusevad mu lapsed üles. Mu isiklik unistuste ja koidiku etendus. Edgar, vaikne ja mõtlik, lohistab öö jälgi minu moodi veel kaua, samal ajal kui Niko alustab päeva otsusekindlalt, jutukalt ja naerusuiselt. Mu jalad on rasked nagu mõnes õudusunenäos, ent ma ei jää seisma. Joon algava päeva uut ja puutumatut õhku ning luban endale, et homme jätan suitsetamise maha, sel ajal kui ronin aeglaselt mäest üles, kuni jõuan 2 kängus puuga mullast platvormile, mida kämpingu elanikud parklana kasutavad. Noorena külastasin kämpingut sageli. Mäletan ühte itaallasest sõpra, kes valmistas värskes õhus väikese pliidi peal tomatikastmega spagette. Kuid mul on ta nimi meelest läinud, nagu pea kõikide nende kergete ja õnnelike suvede peategelaste nimed, mil me nagu kõik noored lendasime eufooriliselt, uljalt, muretult ja intensiivselt linna ja maailma kohal. Vanem mees ämber käes läheb üle kämpingu platvormi ning tervitab mind kerge peanoogutusega enne väikesesse duširuumi kadumist. Ma näen ilmselt kohutav välja. Kui kämpingu baar oleks avatud, siis jooksin seal ühe kohvi ning peseksin näo ära. Kuid on veel liiga vara. Hall ehitis on suletud ja pime. Astun edasi, kuni näen väikese kabeli valgeid seinu, mis on heledamaks muutumas, ja 2 veel musta küpressi, mis ääristavad surnuaia sissepääsu nagu 2 tõsist ja heatahtlikku valvurit. Jõudsin kohale. Siin lõpeb kollane kivitee. Väsimusest hoolimata peksab mu süda tugevalt. Mu käed on jääkülmad ja olen hakanud värisema. Viimast korda, kui ma siin olin, oli palju rahvast. Elavate arv ületas surnute oma. Me olime enamik ja siin olid mu sõbrad. Ja ometi hakkasin juba siis kujutlema, kuidas oleks siia tulla üksi. Kujutasin mäest ülestulekut, rahulikult ja filosoofiliselt, juba tervena. Võib-olla mõni tee pealt korjatud metsik lilgi käes. Vaatan tumedast ja paklikust puust tehtud väravat ning silitan ühe sõrmega rasket rauast käepidet. Mul on hirm ja olen ramp väsinud. Võib-olla oleks parem koju tagasi minna, magada, puhata, tulla keskpäeval tagasi kellegagi koos või mitte kunagi tulla. Võin ka mitte kunagi tulla. See on üks võimalus. Lükkan ust. See on kinni. Kuid surnuaiad pole öösiti kunagi suletud. Olen näinud 1000 õudusfilme, mis leiavad aset öösiti surnuaias. Kannan selle oma kohmakuse arvele. Ei saa olla, et uks on suletud. Lükkan uuesti. Toetan terve keha vastu ust, ise samal ajal rasket ukse nuppu kasutult logistades. Ma ei saa hingata ja märkan, et ma nutan. Ajan selle asja korda. Kõigele on lahendus. Helistan linna peale ja palun tal mulle ust avama tulla. Ronin mööda seina üles nagu ämblik mees. Kirjutan ajalehele nördinud kirja. Räägin Amnesty Internationaliga. See on võimatu, et uks ei anna järele ja ma ei saa sisse. Hingan sügavalt.
proovin seda korralikult avada. Närvi minemata sedasi kindlasti õnnestub. Koputan õrnalt uksele ja sosistan väga vaikselt. Emme. Samal ajal kõrva vastu ust surudes arvan eemalt kuulvad kassikäppade kõla, kuid ootan pisut ja mitte keegi ei tule avama. Raputan rasket raudnuppu ja hakkan ust kogu jõuga taguma, nagu oleksin mina ise kusagil kinni, kuni rusikate ja peopesade valu sunnib mind lõpetama. Järjejutt. Milena Puskets. Ka see läheb mööda. Kirjastuselt Petrone Print. Järjejutt.